Mõned, kes on alustavad investorid, võib-olla veel täpselt sellest aru ei saa, et sa ikka tavaliselt kaotad. Et enamus aega, kui me vaatame isegi professionaalsete investorite peal, need ei ole nüüd individuaalsed investorid nagu see arst või advokaat või arhitekt või kes iganes, kellel on natuke see raha, et panna kuskile või kinnisvaral kuidagi teeninud seda. Et riskikapitalistid on ikkagi organiseeritud fondid, kes teevad seda asja professionaalselt, mitte teise töö kõrvalt, mitte et tal jäi raha üle. Ei, nemad professionaalselt kaasavad teiste inimeste raha, lubades väga kõrget tootlust. See, kuidas nad saavad väga kõrget tootlust lubada, on ikkagi see, et nad võtavad väga kõrgeid riske ka. Et kõige kiiremini kasvavad ja skaleeruvamatesse ettevõtetesse panevad mitu panust ja siis sellest portfellist üks peaks tulema ebaproportsionaalselt kõrge protsendiga tagasi. Statistika näitab, et riskikapitali fondid, need sinna sisse arvates kõige targemad, kõige paremad, kõige edukamad, kõik, kes on Google'itesse, Skype'idesse investeerinud, siis nende tulemus on tavaliselt, et 80% hävivad. Et see on nii-öelda edu. Portfellist nagu 80%, jah. Selles mõttes, 80-20 printsiip nagu kehtib ka seal. Jah, Pareto on täiesti, onu Pareto on igal pool, ta jõuab igale poole ikka näpu sisse torkida. Et täpselt seal ka, et ärme nagu arva, et kuidagi mingis hoones kuskil väga kõrgel korrusel istuvad mingid vennad, kes suudavad ette näha edu. Et isegi need kõige targemad, kõige kiiremad, kõige suurema rahaga, kõige parema due diligence'iga, kõige parema deal flow'ga, nendel meestel 80% ettevõtteid hävivad, kuhu nemad pärast väga pikka due diligence'i ja kaalutlust panevad raha sisse, mitte huupi ei visata. Pärast kõike seda ikka 80 hävib. Aga see 20 on loodetavasti toodab nii palju, et see võtab selle teise 80 tagasi ja annab paar tuhat protsenti tootlust veel peale. Et noh, selleks saab vajadki Spotify'd, selleks on sul vaja Instagrami või Skype'i või midagi sellist ka sinna portfelli sisse. See on siis riskikapital. Mis on, noh, ma pean brutaalselt, ausalt välja tooma, et oleme nüüd reaalsed. Kui ma kirjeldasin siin erinevaid finantseerimisvõimalusi, siis riskikapital, kui me vaatame kogu seda potti, et mis ettevõtted üldse eksisteerivad, mis uusi ettevõtteid alustatakse, siis riskikapital sobib, on õige, on tabav ainult 1%. 99% ei ole riskikapitaliks valmis, ei sobi, nende ärimudelid, nende printsiibid ei lähe kuidagi kokku riskikapitali printsiipidega, et mida seal otsitakse, sellist kiiresti skaleeruvat äri, rahvusvahelist äri, mis võimaldaks selliseid dramaatilisi kasve. Et 99% ei sobi sellesse mudelisse. Äriinglid investeerivad natukese laiemalt, see 1% on neil sama nagu riskikapitalil, aga kuna inimesed panevad oma raha ja nad ei pea vastutama pensionifondile või kindlustusfirmale või mis iganes, siis neil on natukese rohkem ruumi valida neid projekte, siis seal on veel mingi 1-2% selliseid, kus võetakse riske, tehakse mingisuguseid asju, kuhu võib-olla riskikapitali investeeriks, aga ta on seal piiri peal, et ta võib ka olla päris hea tootlusega. Nii, aga kokku me ikkagi saame umbes mingi 3-4% siis kõikidest projektidest. Nii et kui ettevõtja Eestis arvab, et okei, et ma lähen nüüd äriinglite käest raha küsima või ma lähen riskikapitalilt nüüd raha küsima, siis ta peaks iseenesest mingisuguse sessiooni endaga kõigepealt läbi viima peegli ees ja küsima, et okei, et kui sina oleks ingel või kui sina oleks riskikapitalist ja sina investeerid nendel alustel, kas minu ettevõte vastab sellele? Sest et muidu see raha kaasamine on pikk protsess, ta on väsitav protsess, ta on väga kurnav ja ta on ka masendav protsess, kui sa jätkuvalt saad ei, või kui sind üldse ei võeta jutulegi. Et kui ennem kõike seda võtad ette ja hirmsasti ressurssi ja ego ja kõike sinna paned ja matad, siis võib-olla tasuks nagu üldse mõtelda, et kas tasub murda sellest uksest sisse, saad sisse ja siis kas sest on kasu, eks, et sa saad isegi võib-olla selle koosoleku ja nii edasi, juba natuke läbirääkimisi, aga siis iga kord due diligence'ist tuleb välja, et vaata, et sinu ärimudel ei ole skaleeruv, ei ole rahvusvaheline, ei ole selline nagu tarkvara või biomeditsiin või mingi selline asi, et iga järgnev toode
on sisuliselt 0 oma hinnaga. Nii nagu sa töötad ravimi välja, siis selle ravimi doos, iga järgmine doos on tegelikult, no see ei maksa peaaegu midagi, see iga pill. Kui skaleerima hakkab. Just, et kogu see arenduskulu on tegelikult upfront ja siis ainult teenitakse. Või tarkvaraga, et sa teed ühe koopia mingist asjast, iga järgmine koopia on, see ei maksa mitte midagi, copy-paste ja kulu ei ole nagu juures. Või siis kaasajal üldse, et download itakse alla, et siis sul on ühes serveris üks... Täpselt, see on nagu nii seal olemas, et kui see ei ole selline skaleeruv äri, siis sa ei saa ju ka lubada 1000% tootlusi. See ei ole võimalik, et sa hakkad, ma ei tea, mingi kaevandusfirmaga. Kui palju kraanasid sa suudad üldse maailmast kokku tirida? Nagu sul on väga konkreetne raua ja kivi piir ees, eks? Või kui sa teed mingit tehast, sa suudad ainult nii palju nendest pinkidest läbi lasta. Ja tulebki piir ette. Nüüd on vaja järgmist kinnisvara, järgmist tootmishoonet, järgmisi inimesi. Kas üldse on nii palju kvalifitseeritud tööjõudu, et sa suudad... Need ei ole nagu reaalselt skaleeruvad ärid tavaliselt riskikapitali mõttes. Nii et ei tasu sinna uksele minna raiuma, kui see ei ole üldse sobiv finantseerimine sellise projekti jaoks. Rääkige siis selliste inglitega või rääkige mingite entusiastidega või inimesed, kes tegutsevad selles valdkonnas, on hobi selles valdkonnas, rääkige konkurentidega. Mingi huvi selles valdkonnas. Jah, et kes on praegu selles valdkonnas tegutsevad ettevõtted. Need on võib-olla su esimene investor, võib-olla teete joint development project, saate kohe. Üha rohkem, ma arvan, kõik valitsused, kõik on aru saanud, et ei tasu nagu nii raskeks teha börsile tulekut. Ja finantseerimisvõimalusi pigem tuleks võib-olla lihtsustada, kui teha keerulisemaks. Ja seega on tekkinud sellised alternatiivturud nagu Londoni AIM, Alternative Investment Market, Londoni börsi kõrval, nii-öelda lihtsamate regulatsioonidega turg. Varssaviseks ja OMX-il on ka sellised turud. Et väiksemad ettevõtted saavad ka tulla välja, teha emissioone ja kaasata sealt ka raha. Mis on ka investoritel loomulikult väga tähtis, sellepärast et kohe nagu minnakse turule, siis aktsia, mis ennem on olnud tükk paberit, eks sa võid sama hästi kommikarbile kirjutada neid asju, et kui kaubeldav see paber on, mitte väga kaubeldav, see paberitükk, mis annab sulle 25% või mis iganes sellest ettevõttest, järsku muutub müüdavaks. Nagu, ma ei tea, Google'i või Tallinki aktsia. Et ta on ikkagi börsil ja kui ta muutub rahaks, siis investorid on loomulikult õnnelikud ja sealt saavad oma exiti, mis on see püha holy grail, mille puhul kõik investorid töötavad. Et seda on tehtud lihtsamaks. Aga selleks on ikkagi vaja turgu, kes ostaks neid aktsiaid. Isegi seda lihtsustatud vormis, see tähendab tavaliselt, no miinimum see peaks kaasama ikkagi, et tasuks ära üldse need advokaadikulud ja börsile tulemiskulud ja iga-aastane regulatsioon ja see, et nüüd kõik su asjad on avalikud ja sa pead nagu jälgima igasugu reglemente, et see on paras bürokraatiline, isegi see lihtsustatud vormis, see on paras bürokraatiline albatross sul kaela ümber. Et seda võtta ja see kõik see läbi teha, sul ei ole mõtet alla 10 miljoni kaasata. Ja siis tekib see küsimus, et mitu Eesti ettevõtet on praegu paugust valmis võtma näiteks 10 miljonit eurot ja seda adekvaatselt, intelligentselt kasutama. Ja võib-olla sellisele lihtsalt tänavalt kodanikule, kui ma räägiks seda oma isale või kellelegi, mis mõttes, kõik, loomulikult, iga ettevõte, kui sa annad talle 10 miljonit, küll ta leiaks midagi, mis sellega teha, eks. Iga üks oskaks selle ära laristada, mingit küsimust ei ole, et see 10 miljonit läheks kuskile. Et väga uhkeid asju tekiks siia Tallinnasse, ma arvan, kui meil sellised investeeringuid oleks, aga kus see tagasi tuleb investori jaoks, et kas see 10 miljonit, mida ma praegu paneks Eesti ettevõttesse, kas see läheks kasulikult reaalselt nagu tööle? Ja kas sellest midagi tuleks, et nii, et need investorid, kes panid selle oma usalduse, andsid selle raha sisse, saaks ka selle välja või et need uued aktsionäärid, kui see on börsil, et see on selline aktsia, mis ei kao 6 kuu pärast, aasta pärast ära, vaid see aktsia hind tõuseb. Ainukene viis sellel tõusta on, et ikkagi asi läheb skaleerub rahvusvaheliselt ja hakkab tootma nii palju kasumit. Ja nüüd tuleb siis see küsimus sisse, et miks Eesti turul versus USA turul, seal me näeme, et ettevõtted on võimelised võtma 10 miljonit sisse ja tekitama
struktuurid, tekitama tooted, tekitama teenused, mis on piisavalt head, et teenivad see 10 tagasi pluss peale, mis siis lõpuks maksavad dividende ja miks keegi üldse tahab sellist aktsiat endale portfelli. Paraku Eesti, see mastaap, mis ma rääkisin, see on miinimum 10 miljonit, see juba on päris paljudele ettevõtetele juba liiga palju. Et neil ei ole sellist CEO-d, kellel oleks tõesti rahvusvaheline network, kogemused, suhted, et seda kohe rakendada, et hakata seda jälle targalt kulutama seda raha, niimoodi, et see ikka tagasi tuleb, et see on ikkagi investeering, et kus panna see raha nagu tööle aktiivselt. Eesti ettevõtetel ei ole tihti sellist müügivõrgustikku, selliseid tõsiseid müügimehi, kes lähevad ja toovad neid kliendilepinguid tagasi, eks allkirjadega, et on reaalselt tüübid on valmis ostma, isegi teinekord ei ole toodet, aga näe, ikkagi sa müüd ette. Et sellise oskusega nagu müügivõrgustikku sealt jääb puudu ja sellist hulljulget visiooni teinekord ei ole ikkagi, et mitte mõtleda Läti peale, sest et Läti ei too võib-olla seda 10 miljonit sulle tagasi. Ja kui sa juba pead ka Läti ja Leedu ja veel mingeid riike, sul võib-olla lihtsalt mõtlegi Saksamaa kohe ette. Selle asemel, et 5 keelt toetada, võib-olla pead ainult 1 toetama. Aga sealt hakkab kooruma, ma arvan, välja see vastus, et see koduturg on ikkagi nii väike, et Eesti ettevõte peab minema rahvusvahelisele konkurentsile kohe selleks, et saada seda raha tagasi. Aga samas selle Eesti ettevõttel tihti ei ole seda sellist juhti, sellist müügivõrgustikku, et sellel rahvusvahelisel konkurentsil tõesti läbi lüüa ja see 10 milli tagasi tuua korraliku tootlusega ja see on see vahe. Kapital tegelikult tahab selle kõige räigema riski, et see asi ei tule üldse välja. Et selle tahaks nagu välistada. Et ei, et ta tuleb välja, küsimus on ainult selles, et kas seda suudetakse müüa ja kas seda suudetakse skaleeruda. Et kui sa oled näidanud mingi Saksa mudelil või UK turumudelil või Prantsuse turumudelil või kuskil oled ära tõestanud, et sa reaalselt suudad korduvalt müüa mingile kliendi nišile asja, siis selle skaleerumine, selle kordamine, selle peale tahetakse raha panna. Ja siis igaüks, nagu, kes mõtleb, et kas ma saan raha kaasata, siis see küsimus talle peakski olema, et kas mul on selline äri, kus ma olen tõestanud, et mingis nišis ma olen tõepoolest võimeline võitma, konkureerima, ükskõik kui õhuke, ükskõik kui tillukene see nišš ei oleks, aga seal nišis ma olen konkurentsivõimeline ja parem kui lätlane ja leedukas ja indoneeslane ja mis iganes. Ja sa ise defineerid oma niši. Aga defineeri endale mingi selline nišš, kus sa oled kõige parem, võida seal endale mingi oluline turuprotsent, selle näite pealt, nüüd võib kõik on võimalik. Aga kui sa ei ole seda eeltööd teinud, paraku väga paljud inimesed, kes tulevad muga rääkima ja erinevatel ettevõtluskonkurssidel ja protsessidel on selline väär arusaam või vale arusaam nende ettevõtjate poolt, et nad tulevad mu juurde selle ideega, et mul on nüüd selline idee, et lähme sinna turule, teeme, möllame. Aga see idee taga ei ole seda esimestki tõestust, et Saksa turul keegi tahab su toodet või et seal üldse on selline nišš või et see nišš oleks väga selgesti defineeritud, et see on kuidagi investori töö teha kõik see ära. Et siis on täielik vale arusaam, et see ei ole investori töö sulle ütelda ette neid vastuseid, et näe, mine sinna, tee seda. Ma siis teengi ise oma ettevõtte. Mul ei ole mõtet nagu sinuga midagi teha. Ma teengi, kui ma kõike seda tean ja oskan ja ise pean selle kõik läbi käima, no siis selle CEO-l, mida tema siis juhatab ja juhib? Ta ei juhi midagi, mina juhin siis ju. Mis ei ole normaalne, et selline tagaistmelt juhtimine ei ole ka õige. Et siis sa peadki seda ettevõtet parem ise tegema, selle asemel, et olla investor.